No tšau, et me teeme täna midagi väga traditsioonilist, mis on tegelikult iga köögi alus, aga mida keegi ei viitsi tänapäeval enam ise teha. Et te näete, mul on igasugu asju siin laual. Me teeme täna puljongit. Ja täpsemalt siis kanapuljongit, et tegelikult mis puljongi puhul on, ta võtab mega kaua aega, et seal hea maitse sisse tuleks, aga sisuliselt sa võid seda teha kõikidest ülejääkidest. Et mina panen küll mingid asjad siin kokku, aga näiteks kui sina kanakaela ei leia, poes tegelikult sügavkülmutatuna müüakse ja mega odav, et sa ei pea selle pärast muretsema. Ja ma panen siia sibulat, küüslauku, kõike igatahes. Et hakkame pihta, et esimene töö on muidugi kõige parem, mul on nuga ära teritatud ja siis ma lihtsalt võtan kogu selle kana ja siis ma lihtsalt rebin ta natuke laiali. Nii, ja siis ma hakkan teda lihtsalt peksma ja oluline on, et sa lööd ta kuni luuni välja. Vahepeal ma lõikan mingid sälgud ka siia sisse ja miks me luuni lööme on see, et pärast peab meil sellest kanast natuke, eriti sellest kondist ka natukene midagi välja tulema, et me saaksime natuke seda kondimassi ja sellist mõnusat maitset juurde, mis annab jälle seda natuke sükest humami õngu. Et tegelikult see on hästi kerge, et ainuke asi, mis ongi see, et puljongi puhul lihtsalt ta võtab kaua aega, kuna ta valmib kaua. Sorry, emme, kui sa vaatad seda. Mis sa tegelikult tegemata jätad, on see, et ei röstita. Et enne, et sa saaksid sügavama maitse ja tugevama maitse, ei ole see, et sa võtad toored asjad, paned kõik potti ja vesi peale ja siis keedad, vaid tegelikult sa peaksid selle nii-öelda enne ära röstima. Et seda saab teha potis, aga mina teen seda üldjuhul ahjus. Et ahjus mul on lihtsam seda teha, ma saan kiiremini ta valmis ja ma röstin teda ahjus 225 kraadi juures ja nii kaua, kuni nad ilusti pruunid on. No nii, nüüd lähevad need kanakaelad. Kanakaelte puhul samamoodi ma natukene tambin neid väiksemateks tükkideks ja natuke katki. Mitte väiksemateks tükkideks, ta jääb ikkagi selles mõttes terveks. Et puljongi puhul on oluline see, et sa ei jäta teda väga individuaalsed väiksed tükid, sellepärast, et mida väiksemad on tükid, seda kiiremini nad küpsevad ja ahjus eriti nad lähevad kõrbema. Et kõrbe maitset me ei taha, me tahame lihtsalt head maitset ja siis, kui meil on nad tehtud, ma viskan need ka siia panni peale ja vahepeal teeme natuke puhtamaks ka, sest see on päris hästi siin. Aga kõik puljongite põhimõtted on tegelikult samasugused. Oluline, mis sa pead silmas pidama, on lihtsalt see, et röstid. Vahet ei ole, mida sa röstid. Ma võtan näiteks siit nüüd sellerit, jällegi mitte väga väiksed tükid. Oluline on, et oleks natukene sellisem suurem. Siis ma võtan porrut. Porru puhul kasuta pigem seda rohelist osa, eriti kui sul seda rohelist osa näiteks ei ole, siis, või seda nii-öelda päris rohelist, siis tegelikult need lehed, mis seal üleval on, porru üleval, need on kõige hullemad. Need vajavad kuumtöötlemist, neid sa tavatoitudest kasutada nii-öelda ei saa, need vajavad pikka küpsetusaega, nii et need sobivad tegelikult kõige paremini siia. Aga siis paneme natuke porgandit ka. Porganditel ma lõikan ainult otsad ära. Ja ma isegi porgandid ära ei koori, vaid ma lõikan ka need lihtsalt tükkideks. Ja kui me teeme näiteks veisepuljongit, siis asendame lihtsalt veise erinevate tükkidega, mis sisaldavad konte, kana või sealiha puhul samamoodi ja nii edasi. Sibula puhul ma olen ära võtnud ainult pealmise koore, et sibul ise jääb nagu puhtaks, kõik need
mullased koored on ära läinud, aga ma jätan natuke seda pealmist kihti siia, et siis ma saan lihtsalt seda värvi ka natuke puljongile ja ma ei lõika teda väga laiali. Ma jätan suuremad siuksed tükid, et oluline on siis see, et sa ei hakkaks teda väga peenikeseks hakkima, sest muidu ta kärssab ära. Ja sibula puhul siis, kui me nüüd röstime teda, siis me saame röstitud sibulamaitset ja me saame nii-öelda seda pehmed magusat sibulamaitset, mis tuleb nendest sisemistest kihtidest ja see tuleb siis ainult sellepärast, et me ei ole teda täielikult ära nii-öelda tükeldanud ega hekseldanud. Nii, siis ma panen natuke siia tšillit ka. Tšilli puhul mina kasutan niisugust väikest, eriti teravat tšillit. Samamoodi natukene hakin teda väiksemaks, aga mitte liiga palju ja need teravamad asjad võivad seal allapoole jääda. Nii, küüslauk. Ma lihtsalt tambin ta natuke tükkideks koos koorega. Koored on ilusti või ära pestud, siis on kõik korras. Nii, siis ma panen siia natukene tüümianit. Tüümianit ma teen natuke väiksemateks tükkideks, et ma saaksin teda rohkem natukene laiali jaotada. Nii. Siit jäi natuke seda manti ka alles. Nii. Ja siis võtame ühe rosmariini ka. Ja rosmariinil peksan õlid välja. Ja siis ma tõmban need oksad nii-öelda eraldi natukene. Päris laiali lammutama ei hakka, aga... Ja siis panen natuke pipart. Nii. Ja soola ka. Ja nüüd ongi see, et soola me ei pane väga palju, sellepärast, et puljongit me kasutame erinevates asjades pärast, et siis me maitsestame, kui asi õige on. Natukene õli ka. Ja need, kes mind teavad tegelikult seda, et mulle väga ei meeldi toorest liha katsuda. Aga täna ma teen seda ja eriti siukseid teistsuguseid tükke. Nii, ja siis enne kui me hakkame teda ahju panema, siis ma panen kõik pigem need lihatükid peale poole. Kõik muu jääb praegu alla. Ja siis eriti need väiksed tükid, tšillid, küüslaugud. Et praegu me paneme pigem liha peale, et saaksime ilusti need lihamahlad ja rasvad välja siit sulatada ja siis edasi röstida. Nii, ja siis ma võtan ta ja viin ahju. Nüüd ahjust on meil 225 kraadi juures ja pöördeõhu peal siuke 30–45 minutit, et ma vahepeal segan teda, vahepeal tõin köögiviljad peale poole, et kõik saaksid ilusti sellise karamellise tooni endale peale ja siis saame edasi liikuda. Bye bye! Nonii, meil on natukene see ahjus seal olnud ja võtame välja ja hakkame edasi tegema. Nice. Nii. Ja nüüd paneme siia natuke vett ka peale ja siis saame keema panna. Nii palju laseme siis seda vett siia peale, et nad selliselt mõnusalt natuke kaetud saaks, mitte küll täiesti, aga parasjagu. Ja sellest juba piisab. Paneme selle siia peale ja
paneme keema. Alguses ma lasen ta siis hästi tugevalt keema, või kiiresti keema suurel kuumusel, et ta meil keema hakkaks. Ja kui ta on meil keema hakanud, siis edasi ma saan pigem sellisel rahulikumal kuumusel temaga tegutseda. Et alguses ma lasen ta keema ja siis ongi, ma panen ta sellise keskmisele või keskmise isegi natuke madalamale kuumusele ja mida kauem ta keeb, seda parem. Et ütleme siuke 2, 3, 4, 5 tundi, mis iganes. Nüüd ma panen natuke siia neid värskeid jürte ka ja see ongi jällegi see, et pane täpselt seda, mida sul külmkapis on. Nii, ja siis kui meil on kõik see sisse pandud, oi, juba läheb kuumaks raisk. Ai, sa nakka teed. Ja nüüd see, et me röstisime teda, annab juba meile selle mõnusa värvuse siia puljongile, mis on väga hea. See tähendab, et aroomi ja maitset tuleb ka, nii et väga hea. No nii, meil on õhtu käes ja puljong on siin rahulikult podisenud terve päeva sisuliselt ja vaatame, mis ta siis meil teinud on. Ma tegelikult olen teda päris korralikult juba maitsnud, aga that's the beep. That's the beep. Nii, väga hea. Ja tegelikult ma olen teda maitsnud küll. Ja ega mul ei olegi teda mõtet tegelikult rohkem maitsta, et ma tean, et on nii kaua juba tõmmanud. Tal on värv juba siuke korralikult tume. Ja see on valmis. See on väga hea. Nii, see on nagu, ja siis inimesed küsivad, et issand jumal, miks sa seda puljongit üldse keedad, et nii tülikas ja nii palju asju ja puljong on hea ja sellest on ime hea punaveini kastet teha, eks ole. Vaata seda värvi lihtsalt. Appi. Nii, ja tegelikult ega mul siin midagi muud ei olegi, ma pean tegelikult need kõik ära kurnama. Ma arvan, et mul seda teie ees ei ole mõtet teha. Tegelikult see liha, mis siin kõik on, see on kõik söödav. Iseasi, kas sa ise tahad seda süüa. Aga minul kass ka sööb näiteks seda. Täitsa rahul. Aga okei. Eks sa mõtle, mis sa sellega teed, kas oled nõus enda aega natuke ohverdama, et teha midagi head algusest lõpuni või teed midagi muud. On ju? Aga okei, davai, tee järgi, proovi, vaata, mul läheb kindlasti terve retsept ka blogisse ülesse, nii et võid ka sealt vaadata. On ju? Davaiks, tšau!